tere Igor, tere vaataja. Tere tulemast Esna galeriisse. Tervist. Neile, kes ei tea, siis Esna galerii asub Järvamaal täitsa keset Eestit, nii-öelda ei kuskil. Aga ma tean, Igor, et sina oled ka järvamaalane, et juba kindlasti mõned aastad, aga üles oled sa hoopis kasvanud Võrumaal? Ja Võru linnas täpsemalt, jah. Kas ma räägin siis enda juurtest? Ma mõtlen küll, et räägi natukene võib-olla sellest, et mis sinu see taust on, et tõesti sa oled Võrumaalt, aga sinu kodukeel on olnud ilmselt vene keel. Ja ma tean, et sinu vanemad on siis Ukraina, Vene, Valgevene. Jah. Nii et ja ka Võru taustaga vanaema. See tähendab, et ma olen lapsest saati harjunud kuulama erinevaid keeli ja vahel see tekitas ka raskusi, ses mõttes, et kuna me kasvasime eestikeelses linnas, milleks oli Võru linn, elasime kesklinnas ja see tähendab siis, et meie ümbruses olid eestikeelsed inimesed ja käisin venekeelses koolis ja mu klassikaaslased olid enamasti sellised lapsed, kes tulid kesklinna kooli sõjalinnakust, mille nimeks oli Suvorovi sõjalinnak. Ja nad olid seal elasid seal isoleeritud elu, eesti keelt nad ei osanud, mina vastupidi siis väikse poissina mängisin jalgpalli eestikeelsete sõpradega. Ja kui 80ndate keskpaiku ja lõpupoole hakkas järjest enam levima Eesti taasiseseisvumise kohta juttu, inimesed hakkasid koonduma, rääkima vabadusest, rahvuslikud meeleolud hakkasid teravnema, siis mul jäi sellest ajast meelde, kuidas poistega mängides hoovis. Poisid kavandasid, et lähme Suvorovi kanti, anname seal peksa venkudele ja kuidas klassikaaslased ütlesid, et tuleme kesklinna, et anname kuraditele peksa. Et niimoodi. Ja siis mulle kumbki plaan ei sobinud. ja selle kõrvalt, et ma proovisin nii-öelda hiilida kõrvale siinpool ja sealpool, ma üritasin ka midagi leplikku öelda, et kas on sellel ikkagi mõtted ja nii edasi. Aga siin mõlemal pool nagu võeti nagu omana siis? Jah. See tähendab, Eesti lapsed ei rääkinud mulle kunagi, et ma olen venku või midagi sellist. Ja nad ka ei parandanud mind, kuigi ma tean, et mu eesti keel tollal ei olnud nii hea kui praegu. Aga vanaema, isapoolne vanaema, siis ta elas Võrumaal Nursi kandis. Ja ta on Petseri ja Pihkva niimoodi juurtega sinna poole. Ja minu isa rääkis siis enda emaga võru keeles. Ja nad arvasid, et kui laps on seal kõrval, et siis ta ei saa sellest jutust aru. Aga mina väga hästi sain aru, mis nad rääkisid. Ja mõnda aega oli selline ebaselgus, et kumb on siis kõige õigem eesti keel. Kas see, mida poisid hoovis räägivad või see, mida need vanemad inimesed omavahel räägivad. Ja selline huvi keelte vastu siis oligi see, mis pani varakult mõtlema, et kuidas asjad on keeleliselt ikkagi korrektsed, sest kui me käisime, emapoolne ema elas Ukrainas, Ukraina külas, direvnias, seal suve vaheajal veetsime vennaga suve vaheajad. Ja seal me nädalaga sulandusime sisse sellesse keelte, mida nemad seal kasutasid. Nemad muidugi ütlesid, et meie oleme estonцы. Ja me Dimaga see väga kangesti kuidagi pani muretsema, et
ну какие мы эстонцы, eks ole, мы такие же, как вы. Aga jah, no tulebki niimoodi välja, et nende Suvorovi lastega me ei olnud samad, sest meil sõjandusega ei olnud mingisugust pistmist. Me ei elanud seal, me käisime seal, no mõnikord külas, neil olid seal mingisugused eripoed, kus olid, ma ei tea, huvitavad sellised militaarse hõnguga asjad, mingisugused kotid või, ma ei tea, pastakad, mis olid raskemad kaalult kui tavalised. No nii nagu sõjaväes on kombeks, et asjad on korralikumad ja sellised kvaliteetsemad või kindlamast materjalist. Aga noh, see kõik oli meie jaoks eksootika. Ja hoovis mängides, noh jällegi see Võru ja Eesti ja Ukrainas olles Eesti, Vene ja Ukraina. Et kogu aeg selline peas käis analüüs ja see kasvas välja, no või see süvenes mingis mõttes, et mida rohkem sai selgust keelte osas, et ongi erinevad keeled, erinevad kultuurid, seda enam hakkas huvitama, et kuidas need omavahel läbivad. Et näiteks kui oled linnas, ma tean näiteks Peterburis ja seal on mingisugune reklaam, et kuidas see reklaam töötaks eesti keeles, eriti kui on sõnamängu. No näiteks selline silt nagu võriska stikla. Siin ei ole sõnamängu, siin on selline tahtmatu sõnamäng, sest võriska on ka lihatükk. Ja siis võriska stikla nagu lihatükk pudeneks maha või midagi sellist. Nii et võriska stikla, kuidas see oleks eesti keeles ja et oleks selline humoorikas nüanss küljes. Et selline, ja niimoodi käivitus tasapisi selline seismine tõlk või tõlkija, kes vaatab tänavakeelt, tänava või reklaamikeelt ja siis üritab kogu aeg seda tõlkida ja vaadata, aga kuidas see oleks teises keeles. No ja vastupidi, kui on, ma ei tea, kuskil kaubamaja peal mingisugune huvitav reklaam, huvitavalt sõnastatud, jällegi kui on mingisugune sõnamäng, et kuidas see töötaks vene keeles ja just. Et niimoodi on juurtega. Niimoodi on juurtega. Võib-olla ma lihtsalt täienduseks ütlen, mida mina nii-öelda tean su kohta veel, et sa oled hiljem siis ülikoolis õppinud eesti keelt võõrkeelena ja siis sa nimetasid ka seda nagu meedia, neid reklaami asju, et kui ma õigesti tean, siis sa oled ka meedias just töötanud või ütleme uudiseid ja uudiste tegemisega seotud olnud ka. No see oli väga episoodiline, aga tõsi ta küll, et ajakirjandus huvitas mind, aga kui keeltest veel rääkida, siis näinud, kuidas erinevad keeled on seotud, need keeled, mis minuni on jõudnud. Ülikooli ajal mõtlesin ma, et võiks katsetuse korral proovida õppida sellist keelt, mis oleks võimalikult kauge nendest keeltest, mida ma juba parasjagu tean. Kas natuke või suuremal määral. Ja siis ma proovisin siis ühe semestri jooksul õppida jaapani keelt. Ja siis ma sain aru, et on et ei ole kõik kõigega seotud, et on mõned sellised alad, mis on väga kauged nendest teadmistest, mis on sul praegu olemas. Olgu, aga ma tulen tagasi nende märksõnade juurde, mida sa nimetasid, kui sa hakkasid rääkima oma lapsepõlveajast, et ühelt poolt kõlas seal see mõlemal pool oma olemine, et justkui mõlemad pooled haarasid sind enda hulka ja samal ajal siis ka see teine tunne, et pidevalt nagu väljas olemine või teine olemine, et lähed Ukrainasse ja sulle öeldakse, et te olete tegelikult siin hoopis eestlased. Ja Eestis vastupidi, keegi sind eestlaseks ei nimetaks, eks. Et see tunne, need mõlemad tunded nii-öelda ja mulle tundub ja nii nagu ma su loomingust olen lugenud ja
seda mõista püüdnud, siis just see ongi võib-olla kõige sellisem olulisem tunne, mida ma alati sealt kaasa võtan, on selline see lepitamise moment või sa vist ise kasutasid ka korra seda sõna, et kuidas tuua need erinevad keeled kokku või kuidas näidata, kus nad kohtuvad või võib-olla tekitada ka teadlikult sellist kohtumist luules nende keelte vahel. Sest ka reaalselt sageli su luuletustes, kas just sageli, aga saavad kokku erinevad keeled ja nad lähevad segi. Ja võib-olla siis ka see mõte, et jah, et võib-olla siis ma olen mõelnud, et kas sa oma sellise looja või luuletaja tegevuse kaudu, aga ka võib-olla sellena, kes sa veel oled, et sellise laiema kultuuri mis korraldaja või kultuuri vahendajana, et sa tegelikult ju ka tõlgid, sa tood erinevaid autoreid kokku, sa oled kirjastanud ja kirjastad, et see on nagu ka mingis mõttes selline erinevate osade kokkutoomine. Jah, ma olen sinuga nõus ja kõige otsesemalt seda mulle tundub on näha just tekstidest. Et praegu, kui sa lubad, siis ma loeksingi paar teksti kinnitamaks seda su mõtet. Üks on, mis on väga konkreetne, kus keeled saavadki kokku, antud juhul siis eesti ja vene keel. See luuletus sai pealkirjaks O rečevoj ökonomii, aga see oli avaldatud ka Vikerkaares. Tekst on täpselt sama, ainult pealkiri eestikeelne ja oli siis keele ökonoomsusest. Ja see luuletus sai valmis tänu lastele, et ühel nii-öelda kenal õhtul kuulasin, millest nad räägivad ja kuidas nad seda teevad. Ja siis vaatan, et see, millega vanemate kõrv on harjunud, tegelikult see, mis tuleb nende suust, iseenesest on, et sellel on mingisugune eripära, mida tuleb näha ühest küljest. Teisalt see, kuidas nad räägivad, lapsed, kes kasvavad venekeelses peres ja käivad eestikeelses koolis, ma saan aru, et selliseid lapsi on sadu ja tuhandeid. Ja nüüd kõik kokku siis sai selliseks kakskeelseks või selliseks kakskeelseks kollaažiks. Острый äär, один töö. В городе будет этендус. Есть ли такие страны, в которых kiiruspiirangud ei ole? Каксикут – это когда двое родились разом. Выбери себе märkmik. Siin olin ma ise juba selles lauses. У тебя сегодня сольф или клавер? У меня hindeline arvestus. В уюме такие сложные задания. На vahetund я упала. Картошка с белой касты. Все эти машины похожи на орават. Очень лихтно. Очень лихтно. Nii, ja teine on selline, kus jällegi väga konkreetselt keeleliselt on see teostatud, aga teistmoodi. Siin on kasutatud eestikeelsed sõnad, aga need on kirjutatud kirillitsas. Ja ma olen seda teksti siin ja seal natuke lugenud ja need, kes on varem kuulnud, ma arvan, et sina oled varem kuulnud, võib-olla hea triadi ajal, kirjandusfestivali hea triadi ajal, siis ma loen seda teksti tavaliselt võimendatult suurema aktsendiga.
ma ei ütle, et mul praegu poleks seda, aga siin ta on veel ilmsem. Vahel mõtlen, miks Vene turist nähes Londoni tänaval rebast hüüab. Vaata, Briti rebane. Kas pole nii, et Londoni rebane on lihtsalt rebane, nagu Moskva, Tallinna ja Berliini rebane. Ja inimesed, kas meil on sarnased kartused ja arusaamad õnnest? Kas Londoni ja Moskva inimesed kardavad vägivaldset surma? Kas Tallinna ja Berliini inimesed armastavad oma lapsi? Räägime erinevaid keeli, kuid oleme ikka needsamad inimesed. Teineteise peeglid ja peegeldused. Selline, jah, erinevad, siin on see, nagu sa ütlesid, korraga oma ja mitte oma. Aga keeled mingis mõttes rõhutavad seda erinevust, eks ole, aga elu ise on universaalne kõigi jaoks, et me ei pääse sellest kuhugi. Ja sageli need probleemsed kohad tulevad sellest, et need on kunstlikult tekitatud, kas meedia poolt, ma ei tea, poliitikute poolt ja nii edasi. Mis maiguga meie jaoks näiteks on sõna Narva. Ta on kohe kui synonüüm millegist teisejärgulisest või millestki sellisest, mis on võõras näiteks või ebatavaline või kaugel või kuskil seal olev koht näiteks, kus elab vanem venekeelne rahvastik. Midagi sellist, eks ole. Seda üritatakse muidugi aastatega mingil moel muuta, aga ikkagi, fakt ise, kui see ei jää nii, siis vähemalt see mõnda aega oli nii ja aastaid ta oli nii, et tal oli mingisugune selline konnotatsioon, ehk siis mingisugune ebameeldiv taust lihtsalt ühel kohanimel nagu Narva. Nojah, eks need piirid jah. Et tekitame neid ja ka hoiame ise neid oma peas, ja neid kuidagi nihutada või lammutada on päris raske. Nii, aga kui tohib, siis mina küsin ka. Ja viimasel ajal ma olen mõelnud selliselt, et näiteks kirjanik A ja tal on mingisugune valik raamatuid. Ma ei tea, näiteks Jaan või näiteks sina või näiteks Andrei Ivanov või Tõnu Õnnepalu, ükskõik kes. Ma olen mõelnud erinevate autorite raamatute pealkirjadele, ka enda raamatute pealkirjadele. Loomulikult, kui ma panen raamatule pealkirja, siis ma ei mõtle sellele, kuidas ta on seotud eelmiste valikutega, eelmiste pealkirjadega. Samas, kui on mingisugune arv raamatuid tekkinud ja need asuvad kõrvuti, siis sa näed, et nad loovad mingisuguse pildi, mikski pärast need pealkirjad on tekkinud ja on hakanud siis kuidagi omavahel lävima. Kui me mõtleme sinu raamatutele, kas sa oskaksid seda kommenteerida, kuidas need on saanud enda nimed ja kas sa näed midagi ühist või mingisugust joont? Ma tean, et ma olen Jaaniga sellest rääkinud, tema raamatutest, ja sealt natuke saab
ma tänan Jaani, et ta vihjas mulle, mis seal on ühist. Ma tean, et Karlal on ka Karl Martin Sinjärvel midagi sellist. Aga kuidas sina kommenteerid enda loomingut ja enda raamatuid, pealkirju? No ma kindlasti olen mõelnud, no võt nüüd mul päris kõiki raamatuid siin ei ole kõrvale panna praegu kohe, aga neil kõigil on pildilised kaaned, eks, et nendel on maalid või graafilised lehed. Esimesel 3 on mu isa omad ja siis viimasel on Maarja Lutjuki maal. Et selles mõttes, et nad juba nagu selle visuaaliga, seal on mingi selline suhtlemine. See tähendab nagu galerii? Nagu galerii, jah. Me oleme Esna galeriis, aga sul on Aia galerii. Mul on oma raamatud, need on galerii. Esimesed 3 nendest on ka sama suurused või nagu formaadilt. Luulekogu on teistsuguse formaadiga, et ta on nagu piklikum, kõrgem ja samas õhem. Aga nüüd, kui ma mõtlen pealkirjade peale, siis muidugi sul on õigus, et sa ikkagi ju iga raamatu puhul mõtled eraldi, et see on ikkagi selle raamatu pealkiri. Aga kas tal on ja milline suhe on tal teiste raamatute pealkirjadega? No need pealkirjad on mul Valumälu kirjandus, siis on Elamise julgus, siis on Mäletamise poeetika. Ma tahtsin öelda mäletamise raskus, aga ei ole, on Mäletamise poeetika. Ja siis on Isa suudlus. Kas need iseloomustavad sind? Ja kindlasti iseloomustavad. Ja praegu kuulates järjest, kuidas sa mainisid neid pealkirju, kas saab, kui ma üritaksin kokkuvõtvalt öelda, et need kõige olulisemad märksõnad, mitte päris pealkirja sõnad, eks ole, vaid lihtsalt märksõnadena mälu ja elu. Kas oleksid sellega nõus? Jaa, et need kindlasti on need läbivad märksõnad, et mälu ja elu, et kuidas meie läbi elatu meid mõjutab või meiega kaasas on. Ja võib-olla ka niimoodi isegi võib-olla põlvkondade üleselt kaasas on, et see on võib-olla küsimus, mis on mind huvitanud. Ja mõned päevad tagasi ma kuidagi sõnastasin ka sellise, rääkides oma pereliikmetega sellest, miks ma kirjutan või et miks see mulle üldse oluline on või millise osa see minust moodustab. Et siis ma kuulsin ennast väljendavat mingit sellist mõtet, et tegelikult ju ka minu selline uurijatee või kirjanduse uurimine, sest ma olen ikkagi pikalt tegelenud just nimelt teiste autorite loomingust kirjutamisega ja võib-olla selline oma loominguline tegevus on olnud üsna viimaste aastate asi või nähtus. Et siis see uurida neid teiste autorite loomingut, et seal on olnud väga oluline küsimus just see, mis on olnud see ajend, et miks nad kirjutavad või miks nad ei saa teisiti või et küsimus sellest, et kas autor valib kirjutada. Mingil määral ta alati valib, eks, et ma võin jätta selle tekstiga paberi peale kirjutamata, mis minu sees on või minu peas on. Või need mõtted, ütleme siis, või selle tunde või. Aga kas see on ikkagi valik, et see, kui ma luuletan või sina, ütleme, ma küsin võib-olla siis sinu käest seda sama küsimust, et kui sa luuletad, et kas see on valik, et ma tahan olla luuletaja või see on midagi, mis on sinu olemus, see lihtsalt väljendub sellisel moel. Või mis on sinu jaoks kirjutamine? Seda on lihtne küsida, aga raske vastata, eks ole. Jaa, ma tean. Ja vastused võivad olla vägagi erinevad, et vahel on mingi luuletus, selline situatiivne reaktsioon, nii nagu oli see kakskeelne kolaaž, eks ole. Et järsku sa avastad, et see, mis praegu kõlab,
eks ole, et see ongi luule. Et sa lihtsalt paned kiiresti kirja need fraasid, mis just kõlasid, eks ole. Aga samas mõni teema on sinu sees pikemat aega ja ta küpseb, kasvab, võtab kuju ja siis jällegi sa ei tea, millal see juhtub, aga siis ta pääseb alla ja siis ta saab tekstiks. Vahel mulle meeldib mõelda, et ma olen alaliselt luuletaja, nii nagu mainitud Karl Martin Sinjärv ütles kunagi, et autor on autor 24/7. Aga vahel mulle absoluutselt ei meeldi mõelda selliselt. Ma mõtlen, et see on, korraks ta tuleb ja läheb ära. Ma ei saa ju kuidagi juhtida seda protsessi. Ja kui ma ei saa juhtida, siis kas ma olen see sama inimene, eks ole. Ma olen autojuht näiteks rohkem, kui ma olen luuletaja, kui ajaliselt võtta. Aga jällegi, kas ma saan öelda, et ma olengi autojuht? Kui ma ei teeni sellega raha, kas ma siis olen või kui ma teen kodus süüa, kas ma olen siis kokk? Et jah. See on see, mida sa teed. Jah, just. Aga seda ma saan vähemalt juhtida, ma saan plaane pidada. Näiteks, et ma otsustan, et ma täna õhtul teen süüa. Ma võtan ja teen. Aga ma ei saa leppida endaga kokku, et täna ma kirjutan luuletuse õhtul. Sest kui luuletus mulle tinglikult öeldes ütleb, aga ma ei anna ennast kätte, eks ole, siis mu plaanist ei tule mitte midagi välja. Et jah, luuletused tulevad ise, millal tahavad ja nii on. Aga ma leian, et looming on laiem mõiste, et looming ei ole ainult luuletuste kirjutamine, kui ma räägin endast kui autorist, vaid looming on näiteks antoloogia koostamine. Looming on, ajakirja väljaandmine. Looming on toimetajatöö, sest keegi autor usaldab sinu kätte oma luuletused, tee nendest raamat ja siis sa töötad nendega. Sa tuletad meelde, kuidas sinu luuletustega töötasid varem teised ja sa üritad midagi vastu pakkuda. Pakud täpsema sõna autori sõnavarast. Ütled, et see või teine tekst on näiteks liiga pikk ja ütled, aga loe, kui on näiteks 20 reast 6 maha tõmbame, 6 viimast, eks ole. Ja endale tundub, et luuletus ainult võidab sellest ja nii edasi. Tõlkija töö. Ma tean, ma näen, et see luuletus on hea ühes keeles, aga kas ma saan hakkama sellega, et taas luua täpselt seda sama teksti teises keeles. Jälle looming. Ma ei kirjuta ise, eks ole, aga ma osalen loomingulises töös, erinevates ampluaades. Mingisuguse ürituse korraldamine. Sina korraldad erinevaid üritusi ja sarju kaasa arvatud siinsamas, eks ole, galeriis. Ma usun küll, et sa saad selle tegevuse kohta öelda, et see on ka üks loomingu vorme. Kas oled nõus sellega? Jaa, ma arvan, et me ei ole nagu harjunud võib-olla niimoodi loomingut selliselt avaramalt mõtestama, aga tegelikult see on väga õige, sest et sa ju just nii, nagu sa kirjeldasid, sa paned kogu oma sellise teadmise, sellise emotsionaalse, intellektuaalse nagu teadmise selle töö sisse, mida sa parajasti teed, et kui sa näiteks toimetad teise inimese raamatut, sa kasutad iseennast ju selle töö vahendina. Ja see on kahtlemata selline keskendunud, pühendunud tegevus, loominguline tegevus. Ma ütlen isegi rohkem, isegi kulka taotluse tegemine on looming, sest sa pead olema veenev, eks ole. Et komisjon pärast lugedes vaatab, see on tõesti hea asi. Tuli meelde, et Puškin ütles, et isegi matemaatikaks on vaja inspiratsiooni. Nii et seda, looming on väga lai mõiste ja ma ei põe selle pärast, et luuletused on
tulemata ja vahel üsna pikalt, näiteks pool aastat, kui ma ei kirjuta miskit või kuni aasta ei kirjuta miskit. Ja kõige parematel perioodidel on näiteks 10 luuletust aastas. Nad on ikkagi sellised üksikud külalised, kes mõnikord tulevad minu juurde, aga ma ei looda nende peale. Kui ilmus viimane raamat, see väike vihik, mis on venekeelne, aga sai ingliskeelse pealkirja, The Isolation Tapes, siis ma ei kirjutanud, ma ei tea, 6 või 7 kuud. Ma ei saanud enam, ma tundsin, et ma olen tühi. Ja nii see oli. Aga ma arvan, et see tunne on üldiselt autoritele tuttav. Kui sul sai isa suudlus valmis, kas järgmised luuletused tulid kohe järgmisel nädalal? Ei, ma pärast selle raamatu ilmumist olen kirjutanud võib-olla tõesti ka 2 või 3 teksti. Ja sellest on nüüd juba ka rohkem kui pool aastat möödas, kui ta on ilmunud, aga seal on ju enne ka protsessid. Et tõesti jah, et on küll niimoodi, et luuletused ei taha siin enam siis külastada või võib-olla see ei ole nii, aga et mingi selline paus on vajalik ilmselt. Ja sa ei tea ette, kui pikaks see kujuneb, see paus. Ei tea, jah. Aga veel ma tahtsin küsida seda, et sa alustasid kirjutajana uurides teiste loomingut ja pärast aina enam sealt koorus välja su enda enese väljendamine. Et kas see üllatas sind ennast, et niimoodi on? Kas see on võrreldav näiteks sellega, et nagu näiteks luuletaja hakkab romaani kirjutama ja siis kõik ütlevad, et see on luuletaja proosa või midagi sellist. Et kõigepealt, kas sind üllatas see, et sa hakkasid originaalloomingut kirjutama, just ilukirjanduslikku loomingut? Ja teisalt, kas sa oled nõus sellega, et sinu luuletuste kohta võib öelda, et see on uurija luule, nii nagu on olemas luuletaja proosa? Ma ei tea, kas keegi on nii öelnud, ma ei ole kuulnud, aga ma alustan võib-olla sellest teisest küsimusest või esimesest küsimusest. Et ei, ma ei olnud üllatunud, sest minu jaoks on ikkagi ju otsuse küsimus, et ma ise otsustasin proovida kirjutada vahevorme, siis ütleme nii, et see raamat, mida ma ise pean nii-öelda mitte nii-öelda kirjandusuurija raamatuks on Elamise julgus. Eks? Et see ei ole, see on selline vahevorm, eks, et ta on kirjade vormis ja ta on, ma ütleksin võib-olla kõige rohkem siis, et ta on esseistika, ütleme niimoodi. Et kas ta on siis nagu puhtal kujul ilukirjandus, seda ma isegi ei tea. Ja siis sealt edasi on juba see isa suudlus, mida saab siis tinglikult nimetada luuleraamatuks. Aga jälle, mõned inimesed on küsinud mu käest, et miks see on üldse luule? Et see on lihtsalt mõtted. Ja ega ma ei saa ka vaielda nende inimestega, kes nii ütlevad, et jah, et nii on. Aga et selles mõttes mind ei üllatanud, et see oli võib-olla aja küsimus, et millal see juhtub, aga mitte, et ma teadsin juba kogu aeg, et see nii läheb, aga võib-olla see soov minu sees oli olemas. Pigem oli küsimus selles julguses, et kas mul on julgust ja see hirm, et kas mul on midagi kirjutada. Et kas mul on midagi nii-öelda öelda ise. Aga kui sa ütled nüüd, et kas minu luulet võib nimetada uurija luuleks, siis ma isegi ei tea, mulle tundub vastupidi, et need reaktsioonid või see tagasiside, mis on olnud sellele raamatule, on olnud selline teistpidine just, et pigem on see nii-öelda siis kaaskriitikud või kaasuurijad või ütleme siis kolleegid kirjandusteaduse väljalt on pigem olnud imestunud ja öelnud, et oi, et see on ju nii lihtne.
et pigem nagu vastupidi oleks justkui nagu oodatud, et mingit sellist palju keerukamat, uurijaliikumat, aga mida ma olen võib-olla just nimelt nendes luuletekstides püüdnud, on selline hästi nagu võimalikult lihtsalt midagi kirja panna või nagu võimalikult minimaalsete sõnadega või väljendada seda, mis on. Et selles mõttes ma ei tea, et mulle tundub, et pigem mitte. Nojah, ma olen lugenud erinevaid arvamusi su luulest ja ma olen pannud tähele, et on küll selline üks arvamustest, et lihtne ja selline, no, seejuures selline emotsioon, et kuidas nii. Aga lugedes seda teost, ma näen, et see lihtsus on näiline, et seal on sees palju keerulisemad mehhanismid ja noh, see on umbes nii nagu, ma tean, no ma ei ole vist kõige õnnestunum näide, aga praegu tuli meelde selline suur masin nagu tank. Nii. Et kui tank on kuskil metsas, et kui käib, no ma tean, õppused käivad, tank on kuskil metsas ja ta on varjatud mingisuguse rohelusega ja nii edasi. Et kui me näeme eemalt, et mingisugune seal põõsas, aga tegelikult see on võimas tank. Et me näeme, no mulle tundub, et lugeja võib näha sinu luuletustest just seda põõsa osa, seda rohelust ja siis mõtleb, no mis seal ikka, aga tegelikult on seal keeruline ja suur süsteem selle põõsa taga. Ja ma ei mäleta, kas ma olen lugenud Aare pilve analüüsi su luule kohta või ta eravestluses mulle rääkis. Aga mulle tundub, et noh, ma ei tea, kui me räägime näiteks psühhoanalüüsist või mingisugustest, praegu mulle ei tule meelde kõik need keerulised suured kirjanduslikud teooriad, aga mulle tundub, et seal on seda teoreetilist ainest enam kui palju. Ja noh, ja pealmine kiht ongi selline lihtsus. Võib-olla on sul õigus, et ega siis mina olen ikkagi mina, et see, mida ma olen õppinud ja ka kasutanud uurijana, et ega see ju, ega seda olematuks ei saa teha, eks, et see on kogu aeg minu sees olemas. Aga jah, et see püüd võib-olla tõesti on olnud nüüd ütleme, mitte lihtsuse, vaid isegi mina ütleks selguse poole või ja see on ju isiklik püüd ka, eks, et püüda nii-öelda siis mingisugusest sellist rägastikust või põõsastikust võib-olla et oleks selgem. Ja see on võib-olla selline minu kirjutamise siis ei, lihtsalt mulle tundub, et kui aga ta on olemas. Kui kirjandusteooria oleks seljakott, et siis mulle tundub, et sa ei saa väita, et sa panid selle seljakoti seljast maha ja sa ainult luuled nüüd pakudki, mis on selline selge ja lihtne. Mulle tundub, et see seljakott on seal ikkagi sees olemas. Ja, ma kindlasti jah. Aga et selles mõttes jah, et ma tahtsin võib-olla praegu hakkasin mõtlema selle peale, et sa oled ju tegelikult sellest luulekogust vähemalt ühe luuletuse tõlkinud ja veel ühe teise, mis selles luulekogus ei ole, et sa oled tõlkinud minu teksti vene keelde, et sa selles mõttes tead, oled sinna sisse vaadanud sügavamalt. Ja nii mina jälle teistpidi, mina ei ole tõlkinud, sest ma ei pea ennast väga heaks tõlkijaks, aga ma olen kirjutanud jälle kriitikat või nii-öelda olen kirjutanud uurijana sinu loomingust. Kas ma pean ennast väga heaks tõlkijaks? Ei, sina kindlasti oled tõlkija, aga mina olen olude sunnil mõni kord paar teksti tõlkinud, aga see ei ole võib-olla mida ma olen rohkem teinud või palju teinud või milles ma peaksin ennast kogenud inimeseks, ütleme nii. Aga jah, et tõlkimine tähendab nagu sa kirjeldasid, et sa pead selle uuesti looma ja selle tunde või see, mis on selles tekstis olemas, selle teises keeles uuesti looma. Jah, no juba selle pinnalt ma saan ka öelda, et su luule
pole nii kerge, kui võib arvata. Sest näiteks mingisugused konstruktsioonid, mis läbivalt on sul kasutatud ühes pikemas tekstis, mille ma olen tõlkinud, ma ei saa sama mustrit kasutada vene keeles ainult osaliselt, sest mõnes kohas vene keel käitub teistmoodi. Ja siis tekivadki sellised mõistelised käärid, et ühest küljest ma tahaks kangesti säilitada, et ta läheks sama mustriga nagu originaal, aga samas ma näen, et ma ei tea, lõpupoole see muster ei ole lihtsalt võimalik. Ja siis mida teha, kas mitte pöörata sellele tähelepanu ja luua mustrit, mida vene keeles ei ole, see on muidugi lapsik, sellest ma loobun. Teha nii, nagu on vene keeles kombeks, aga siis on erinevad mustrid sama teksti sees. See mulle ka ei meeldi. Ja ongi, ma arvan, et ma siiani ei ole veel heale lahendusele jõudnud, kuidas see võiks olla. Aga sellest sain ma aru, et need tekstid on palju keerulisemad, kui võivad paista. Ma tahaksin küsida veel sellise asja kohta, et sellesama me nimetasime tänast vestlust tinglikult, et kirjutamine kui piiril kõnd. Ja siis panime kirja ka märksõna mitmikidentiteet, et sellest me oleme siin niimoodi ühte ja teisel moel rääkinud. Et nendest identiteetidest selles mõttes ja selle all mina pidasin silmas mitte ainult sellist nagu kultuurilisi erinevaid identiteete, et Eesti-Vene, mida ma ise ka ju tunnen nagu teisel moel, et minul on see eesti keel olnud nagu domineerivam, aga vene keel ka taustal olemas. Aga siis ka sellised nagu avaramad või teist laadi identiteedid, et me siin nimetasime, eks ju, et luuletaja, tõlkija, sündmuste korraldaja või kirjastaja, et need on ka sellised erinevad rollid, mille vahel tuleb nagu liikuda. Et need olid võib-olla ka, mis ma nende erinevate identiteetide all silmas pidasin. Aga nüüd, kui tulla, mille kohta ma küsida tahtsin, oli see piiril kõnd ja kirjutamine. Ja siis üks märksõna, mis mulle on oluline, on see valumärksõna. Et minul tekkis selline seos, aga ütle, kas see on sinu jaoks ka oluline või mitte või kõnekas, et see kaasa haaratud olemine ja samas välja jäetud olemine erinevatest gruppidest, et sellega on kaasas ka mingi selline ütleme siis mingi valu või mingi eksistentsiaalne valu, et kas on ja kas kirjutamine on teatud mõttes selle valu leevendus vahel või kuidas nad on seotud või kas nad on sinu jaoks seotud? Ma arvan, et kui on, siis väga-väga minimaalselt, sest nii nagu ma enne rääkisin, et on tekste, mis on situatiivsed, kus ma kuulan inimeste kõnest luulet. See on üks asi. Teine asi on üldiselt igasugune kõne, mida kuulavad mu kõrvad, olgu see inimeste vestlus, olgu see tänavakeel, linnakeel, sildid ja nii edasi. Et need sageli pakuvad mulle ainest luuletuse jaoks. Aga mulle üldiselt ei meeldi mõelda mingisuguste mallide järgi, selles mõttes, et mida rohkem kannatad, seda paremad luuletused sul tulevad välja. Et tuleb piinata ennast või midagi sellist. Ja üleüldse igasugused universaalsed sellised arusaamad kirjandusest. Kas keel on luuletaja relv või ei ole? Kuidas eesti keeles olekski Brodski ütelus язык, оружие поэта.
siis tal oli vastupidi, poeet, arudie языка. See tähendab, et ma ei kuulu endale, mida keel tahab minuga teha, eks ole. Mina olen ainult see, kes paneb kirja. Aga samas on väga levinud vastupidine, et luuletaja valvab olukorda, eks ole, ja talitseb keelt. Tema on see, kes otsustab, mida ta kirjutab ja kuidas ta kirjutab. Nii et neid igasuguseid valemeid, vormeleid on nii ja nii palju ja üldiselt need mulle ei meeldi. Kui üritada mõelda mingisugusele universaalsele valemile, siis mulle meeldib mõelda võimalikult laiale aforismile, mis räägiks kirjandusest või kunstist laiemalt. Näiteks, et kunst võib olla erinev. Vot sellised mulle meeldivad. Et mida kitsam on aforism, seda rohkem on mul mingisugust vastumeelsust selle vastu. Nüüd, kui tulla tagasi su küsimuse juurde seoses valuga, ma ütlesin, kui, siis kõige vähemal määral. Üldiselt mulle tundub, et kõige valulikumad küsimused on liiga, jällegi see on ainult subjektiivne arvamus, eks ole, et kõige valusamad teemad on liiga isiklikud, et saada luuleks. Näiteks lähedaste surm. Ma ei taha sellest kirjutada luulet. See ei ole minu otsus, aga ma lihtsalt ei kujuta ette, et ma teeks seda. Aga jällegi mõni teine võib näha sellest teraapiat. Et kui ta kirjutab selle välja, et siis tal on parem tunne või midagi sellist. Jällegi ma tahaksin rõhutada, et mulle ei meeldi, kui on mingisuguste arusaamade või valemite diktaat. Et nii on õige, et kui mina kirjutan niimoodi, siis järelikult teine autor peaks ka selliselt väljendama. Ei, see on ainult ühe inimese arusaam, ühe inimese tunded, ühe inimese kirjutusviis, kuidas ta teeb seda. Aga kirjutajaid on mustmiljon ja see tähendab, et võib olla mustmiljon tõdesid. Igaüks tunneb ise, kuidas ta kirjutab, millest ta kirjutab. Kas seda, mis sa Brotski väljendit, kas ei ole umbes niimoodi eesti keeles, et luuletaja on keele tööriist? Jah. Jah. No ja järelikult, nagu ma ütlesin, on ka vastupidine. Keel on luuletaja tööriist. Ärge mis seda militaarset sõnavara. Just. Arudie. Üks selline moment veel, et ma nimetaks seda siis võib-olla eeskujude küsimuseks ja samal ajal ka selliseks tagasiandmise küsimuseks, et sa kuidagi enne vist just oma kirjastajatööst rääkides ütlesid sellise lause, et sa proovid anda sellele inimesele, kellega sa või kelle tekstiga sa parajasti töötad, anda seda, mida on sulle antud, et on olnud need inimesed, kes on ma ei tea, kas siis sind toetanud, juhendanud, õpetanud selleks loome või selleks loojaks või selleks inimeseks, isiksuseks kujunemisel. Ja kui palju sa seda protsessi teadvustad, seda tagasiandmise küsimust või kui tähtis see sulle on? Siin juures ma ütleksin, et see on väga tähtis, sest inimene, kes oli minu mentoriks, nullindate alguses, kui ma astusin Tartu Ülikooli. Ma saan öelda, et praktiliselt tänu temale minust sai üleüldse luuletaja. Ja see inimene on pedagoog, ta on tõlkija ja ta on ka luuletaja.
ta elab Tallinnas ja ta nimi on Boris Baljasnõi. Ma ei tea, mitukümmend või mitusada kirja me oleme üksteisele kirjutanud, kus ma küsisin kõige rumalamaid küsimusi. No ma ei tea, kas niimoodi tohib kirjutada, kirjutasin ma talle. Ja siis ta väikse loengu kirjutas mulle vastu, et kunagi 20. aastatel, see tähendab 100 aastat tagasi, kasutati veel selliseid sõnu, et pärast sõda oli juba olukord selline, mida peetakse heaks, mida ebasoodsaks, ja nii edasi ja nii edasi. Tema rääkis mulle, ma mäletan näiteks, et mul on kõige esimene reaktsioon oli selline Brodski eitamine ja Baljasnõi rääkis, et temale väga meeldib Brodski. Ja ta luges peast mulle, saime kohvikus kokku ja ta luges mulle, ma ei tea, näiteks 15 luuletust lihtsalt peast. Ja ta ütles, et Igor, me kogu aeg teietasime. Mina siis esmakursuslane ja mulle selline soliidne habemega mees nagu Jaan ütleb, et Igor, te pange tähele, kuidas ta siin selles või teises kohas väljendas ennast. Et see või teine koht kõlab nagu valmis aforism. Et siin ta tahtis seda väljendada, siin seda ja niimoodi. Ja siis ma hakkasin avastama enda jaoks Brodskit näiteks. Ja pärast meil oli suur ühisteema. Me lugesime enam-vähem võistu Brodskit, et arutada, et mida ta leiutas seal veel ja nii edasi ja nii edasi. Ja see, kuidas Baljasnõi töötas minu tekstidega, kuidas jõudis trükki mu esimene raamat, venekeelne loomulikult, mis on sullegi tuttav, sest sina vist oledki selle raamatu esimene arvustaja, ma arvan. 2005 oli see. Jah, just. Et ma küsisin, kas tohib raamatu nimes näiteks olla küsimus. Когда наступит завтра? Siis ta ütles, aga miks ei tohi? Või ma küsisin temalt, kui 2004 mu luuletused pälvisid Loomingu preemia. Ja ma jubeldasin, täitsa lõpp. Ma saatsin lihtsalt niisama, absoluutselt oma esimesed luuletused. Ise tõlkisin eesti keelde, eks ole. Üritasin teha niimoodi, et kõlaks maksimaalselt sarnaselt nagu vene keeles. Saatsin ja siis esimene rõõmustav uudis oli see, et võeti vastu, et me avaldame. Ja siis mõne kuu pärast need ilmusid vist viimases numbris 2000 või numbris 12 ja aasta 2004. Ja kui märtsis oli Loomingu sünnipäev, neil on kombeks siis öelda, kes on Loomingu laureaadid möödunud aasta eest. Ja siis tuli Loomingust kiri, palju õnne, te olete Loomingu laureaad. Siis ma kirjutasin Baljasnõile, et kujutate ette, Boris, ma saatsin luuletust ja need avaldati ja siis mõne aja pärast tuli veel uudis, et need pälvisid preemia. Ja Baljasnõi selle peale ütles, aga miks see paneb teid üllatama, miks ka mitte? Ma ütlesin, mina sellise nimega Igor Kotjuh Loomingus esmakordselt avaldatud ja kohe preemia. Ta ütles, jällegi, ja mis siis? Ma ütlesin, te mõelge ise slaavi nimi Kotjuh, Looming ja preemia. Ta ütles, aga mis nimi on siis Kaplinski? Ja nii edasi. Nii et ta on väga palju töötanud minuga. Ja teinud seda absoluutselt vabatahtlikult ja vabastajast. Nii et jah, kui ma saan midagigi sellist pakkuda kirjastajana, ma ei tea, mul on, ma arvan, alatiseks see tema eeskuju. See on hästi oluline. Aga ka loomulikult teised autorid, keda ma olen tõlkinud, on olnud mu õpetajad. Ja neid autorid me leiame mu raamatutest, sest kui mul ilmuvad venekeelsed raamatud, seal on Eesti luuletajate luuletused venekeelses tõlkes, minu tõlkes. Ja kui mul ilmuvad ehk siis eestikeelsed raamatud, siis mul on venekeelsed autorid, keda ma olen tõlkinud eesti keelde. Nii et
jah, see, keda me tõlgime, ma olen Kätlin Kaldmaa sellest rääkinud ka üsna palju. Et nendest autoritest, keda me tõlgime, sageli saavad meie õpetajad, kaudsed õpetajad. Ja loomulikult siis need kolleegid, kellega suhtled igapäevaselt ja kelle looming läheb sulle korda. Et siin juures ma kindlasti või tuletaksin hea meelega just Jan Kaplinskit, kellega koos me oleme Peterburis ja Moskvas käinud ja üsna palju rääkinud, küll suuliselt, küll kirja teel. Et see oli väga rikastav. Ma tean, et sinu jaoks on selliseks inimeseks Viivi Luik, aga ma ei tea, kui palju te suhtlete ja räägite kirjandusest. Kui see ei ole saladus, siis... Ja me vist oleme korra sinuga rääkinud sellest, jah, et küsisid just ka selle minu dialoogi kohta, et ma võib-olla tooksin siia ka sellise olulise mõiste mängu nagu sõprus, et need on nagu mitte kirjanduslikud sõprused, vaid neid on nagu tõesti sellised olulised ja sageli ka õpetaja ja õpilase võib-olla sellised sõprused, aga nad on hästi-hästi olulised ja et ma arvan inimeseks kujunemisel ja kirjutajana ka, et see tagasiside. Et kui sa küsid jah, et kahtlemata, et Viivi Luige looming on mulle oluline, aga võib-olla jah, olulisem on need vestlused tema kui inimesega. Aga miks ma küsisin seda tagasiandmist, et ma olen ise selle peale nagu mõelnud, et mis hetkel see juhtub ja mida see tähendab, et see, mida nii-öelda õpetajad erinevad on andnud, et kuidas seda ise hiljem või ka juba praegu nii-öelda osata tagasi anda. Aga sa otsid veel midagi lugeda? Jah, tuli meelde praegu varasem teema, erinevad identiteedid ja siis mul oli siin vist üks tekst, mis neid erinevaid identiteete mainib. Ja see ongi siin samas. Kummaline on kohtuda oma nimega, nagu ei kirjutakski inimene, vaid nimi, luuletusi ja artikleid, saadaks e-kirju ja jätaks postitusi sotsiaalmeediasse. Nagu naine pole objekt, vaid isiksus, nõnda ka mina pole Igor Kotjuh või Igor Kotjuh, vaid keegi teine, meeleolu languste käes kannatav inimene, juba üht-teist näinud ja millestki veel kogenematu mees, isa, luuletaja, lähedane sõber oma sisemise minaga, kellega ma pidevalt koos aega veedan. Milline tähtede ja silpide järjestus on võimeline mulle vastama, mind iseloomustama, olema mu nimi. Aitäh sulle. Aga ma mõtlen, et me panemegi siin punkti, et peame oma nimedega edasi elama, et Igor Kotjuh ja Aija Sakova. Just. Nii et uute kohtumisteni. Head aega.